Tšau barbekassad! Täna tahan ma sulle rääkida ufodest. Räägin sellepärast, et esiteks on nad ilmunud meie veebipoodi ja miks? Milleks sul seda vaja, Nardo? Sellepärast, et see on kõigi Eesti barbecue meeste repertuaaris tegelikult olemas. Kõik, kes võistlevad ja teevad, mingil hetkel on nad pannud ufode peal. Kaasa arvatud härra Martin Paas, kes nüüd on siis Dreamfire'i mees. Olen võistelnud ta vastu, kui ta mu kõrval tegi ufoga kana. Sellepärast, et sealt see tuli jube hea. Aga mis see salata, kodus on mul endal ka, on muna ja on ufo. Ja ma proovisin leida nagu varianti, et kuidas oleks, et võimalikult hea ufo oleks. Ja sellepärast valisin ma Napoleoni ufod, mida panna meie poodi. Üheks põhjuseks oli loomulikult hind, sellepärast, et nii on, need head kvaliteetsed ufod on ka mitte maailma kõige odavamad asjad ja nende odavate plönnidega need on enamjaolt hooajalised. On mul ka jopanud mõned korrad kuskil mingisuguse rohelise imeliku ufoga, see ka roostada sealt lõpuks täitsa läbi. Aga praegune on mul kestnud enam kui 10 aastat juba. See on sellepärast, et nad on portselankattega terasest ja siin on tänu sellele ka väga pikk garantii antud, et nad lihtsalt usaldavad seda. Aga millised Napoleonid ja räägin ka Napoleonid feature'id läbi, miks just ma selle valisin. Esiteks hind. Hind on odavam kui peamisel konkurendil. See siin keskel on nii-öelda kõige suurem, ehk siis 57 sentimeetrine ja 57 sentimeetrit on siis resti suurus siin. Ja sellisel kujul, nagu ta siin mul seisab, on ta 349 meil poes. Seda on võimalik saada ka lauaga, niimoodi, et on laua sees, ratastel laud, seal on igasugused värgid veel ümberringi, siis ta oli 449. Järgmine variant sellest on 279, on 47 sentimeetrine. Põhimõtteliselt on ta täpselt samasugune, ainult et 47 sentimeetrit. Ja siis on 189 euri ja ka 47 sentimeetrit. See altsüsteem on enam-vähem sama. Pealt on ta siis, kuppel lihtsalt on ära tõstetav ja kogu lugu. Ma ausalt vaagisin nagu üsna kaua, et millised need ufod siis võtta. Ja Napoleon meeldib mulle sellepärast. Esiteks, see gaas on hingega. Ei veereta mingit panni kuskile peale ära. Teiseks, see siin on malmrest. Ja see malmrest on ka avatav või siis saab täitsa ära võtta või ta käib niimoodi lahti. Siis üsna oluline asi. Midagi võib-olla, mille peale kohe ise ei tulekski, aga kui tegema hakkad või grillima, siis nagu mõtled, et okei, võiks nii olla. Ja siin see on nii. Ja see on nimelt kõrguse reguleerimine. Et enamuses grillides on see üks kõrgus, that's it ja vaata ise, kuidas hakkama saad, et siis pead sütt ühele poole panema ja ega nii jändamine ühesõnaga. Siin saad sa panna selle 3 erinevale kõrgusele, tõsta ta tulest eemale ja kogu see malmkrempel siin sees on sangadega ka, nii nagu Dreamfire'il näiteks kogu sisu käib sangadega väljas, klotsi visata siin ka sangadega ja kogu lugu. Sellest tulenevalt on ka tal kõrgust ja tegelikult on see põhimõtteliselt ainukene süke ufo grill. Okei, see 47 ka. Kuhu siis mahub sisse tegema näiteks beer can chickenit. Ja jah, siin saab barbecued ka teha, ei ole midagi öelda.
söed ühte serva, liha teise ja asi tahe. Kõigele lisaks saab siia osta mingi meeletus hunnikus igasugust lisavarustust. Nüüd viimasel ajal on ju meil populaarseks läinud see rotisseri teema, kuna millega pärast tulevad kõik lihad seal kuradi head. Ja siin on lausa rotisseri valmidus kohe. Et need siit käivad lahti, hops, mõlemalt poolt. Siit käib varas läbi, siin on juba mootori jaoks valmidus olemas ja seda saab täitsa siia lisaks soetada. Üks asi, ma olen vaadanud igast neid, igaks juhuks, ikka vaatad üle, mis maailmas toimub, grillimaailmas, kui selles alas tegutsed. Ja vaatasin ka teste ja värke ja testijatele enamjaolt nad asuvad kuskil soojas kohas, Californias, Floridas ja nii edasi. Meeldivad need liblikaga keeratavad korstnad nii-öelda siin kaane peal. Jah, on tore vaadata, kuidas sealt suitsu tuleb. Aga miks on ka üks minu eelistusi Dreamfire? Sellepärast, et korstnast ei saja lihtsalt vihma sisse. Ja see nagu natukene on oluline, kui sa Eestis elad. Ja sellepärast, et esiteks sa ei taha loomulikult, et su liha peale vihma sajab, teiseks sa ei taha, et su süte peale ka vihma sajab. Sellepärast, et kui süte peale sajab, siis see on üks kõige kohutavamaid haisusi, mis sa suudad tekitada, on see märg süsi ja see läheb nii kiirelt lihasse, et ohohohoho. On juhtunud ja siin on lahendus. Siin on see asi lahendatud sangaga, ehk siis kinniasend ja lahti asend ja mitte midagi siit sisse ei saja. Et imelihtne. Alt see õhusüsteem on neil ka üsna tavapärane. Et siit see reguleerimine käib. Siin liigub see alt see hopsti see potsik ka kaasa, tuhapotsik. Siin on veel tehtud siis see, et seal päris all sees selle söeresti all on veel omakorda süke koonus. Et see jaotab õhu siit ühtlaselt laiali. Nii, ja miks on oluline hingesüsteem UFO grillil? Et ja just nimelt hingesüsteem. Sest et ei kõla ju pahasti ka seda siit taha rullida või mis iganes. Kohe räägin ühe piinliku loo. On aeg ennast lolliks teha. Ühesõnaga, mul on siis kodus siuke UFO, kus see sang on siin peal ja siis veereb sinna taha. Ja seal kõrval on mul siis see Dreamfire'i komfi ja siis ma teen vahest niimoodi, et ma teen mingi barbecue'd ja siis et toitak samal ajal valmis saab, siis ma grillin kõrval selle UFO peal. Ja juhtum oli siis järgmine. Et kui oled harjunud kogu aeg selle munaga tegema, siis seal on sang, eks ole, tõmbad sangas selle üles, selle kaane ja see UFO leiab kasutust nii harvemini. Ja siis sehkendasin jube kiire oli ja pauh see Kamado kinni ja kohe kõrvalt haarasin sangast söegrillil ehk siis UFOl ja avasin endarust kaant, mis oli tegelikult siis selle süsteemiga, kus see siin peal on. Ehk siis oleks pidanud siit avama. Ma võtsin kinni sellest sangast ja keerasin oma hoovi peale põlevad söed koos toiduga tagurpidi. Lihasmälu on see asja nimi, mis mind siis alt vedas. Vot. Aga kui otsid omale UFOt, siis kaalu tõsiselt Napoleonit. Ma ei tea, miks meie väikses vabariigis nii levinud ei ole, see Napoleon. On üks teine kaubamärk, kui minna Kesk-Euroopasse ja üldse maailma, siis aastakümneid elus olnud Kanada firma on seal ikka ülilevinud. Et toetavad päris paljusid võistlejaid ka telkide ja kõige muuga, mis nad tahavad. Mind ei toeta, aga müüa või neid müüa, selle vastu pole mul midagi. Need 3 grilli on mul siin samas
Siduri tänaval olemas ka. Kui on tahtmine, helista, tule vaata, räägime. Sellega pärast, et see on kokku pandud, ma ei viitsi seda lahti teha enam. See peab sulle niimoodi autosse mahtuma siis. Aga kui vaatad endale UFOt, siis kindlasti kaalu Napoleonit, sellepärast, et see lihtsalt on väga hea. Et siin on oluliselt rohkem läbimõeldud lahendusi minu arust ja meie kliimasse sobivalt. Hind on parem ja kui sa mind ei usu, siis usu ülemvaimu, kellel täpselt see sama on. Ja vend annab praegu iga nädalavahetus sellega minna. Lisaks, ma ei tea jälle, miks. Ei ole ka selle teise brändi siuksed need kõrged tornid, nii-öelda Smoky Mountainid, siis meil väga levinud. Napoleonil on ka need olemas ja ka paremate lahendustega ausalt öeldes. Et ka need on meil veebis üleval. Mine vaata ja tutvu asjadega. Tellimuste järgi võib öelda, et kevad on käes. Annate tuld, aitäh teile selle eest. Sellega aitate meie seda kanalit üleval hoida. Ja ma ise olen nüüd nii rumal, et ma läksin uuesti kooli, aga sel hetkel, kui seda videot vaatad, siis tõenäoliselt on siia poodi juba abimees saabunud, nii et me oleme esmaspäevast reedeni teile kätte saadavad nüüd. Ma olen mõned poolikud nädalad olnud sunnitud tegema kooli pärast, aga nüüd see asi lõpeb ja mingi hetk läheb see veel paremaks, aga sellest juba lähima kuu jooksul. Tšau!